Eestis on alampalk viimastel aastatel kiirelt kasvanud, sellega seotud laste miinimumelatise määr on liiga kõrge ja inimesed jäävad selle maksmisel sageli hätta, leiab Justiitsministeeriumi tellitud Tartu Ülikooli uuring. Uuringu järgi on lapse miinimumelatise määr 70% võrra kõrgem kui keskmine lapse ülalpidamiskulu. Kehtiv seadus ütleb, et ühe lapse eest makstav madalaim elatis on pool miinimumpalgast. Hiljutine alampalga tõus tähendab, et kui lahku läinud paaril on 4 last, peab lastest eemal elav vanem elatist maksma ligi 1200 eurot. Enamus inimesi muidugi lähtub sellest ministeeriumi poolt välja töötatud nii-öelda miinimumist ja et arvestatakse nagu sellega ja kindlasti ei ole see alati igas olukorras asjakohane see summa. Alampalga kiire kasv on viinud pingeliste vaidlusteni, milles lapsi võidakse kasutada ära kättemaksuks, ütlevad kohtutäiturid. Meie näeme ikkagi nagu seda poolt, kus on need juba võlglased, kes ei suuda oma kohustustega hakkama saada. Et nende olukord on kindlasti keeruline, et kui ema ei näita isale oma last, siis isa ei maksa ka seda elatist. Ja siis hakkab tekkima nagu selline omavaheline pisut niukene vastasseis, mis viib omakorda ka võla kasvamiseni ja tekitab seda probleemi veel ja veel. Täna esitletud Justiitsministeeriumi tellitud Tartu Ülikooli uuring leiab, et kehtiv elatise määramise süsteem on jäik ega võtta arvesse tegelikke lastele tehtavaid kulutusi. Miinimumelatise määr on praegu liiga suur, ehk siis inimesed jäävad hätta selle maksmisel. Praegu me arvutasime välja, standardeelarvete puhul tuleb keskmiseks kuluks ühe lapse kohta 343 eurot kuus. Kui mõelda elatise kontekstis, siis peaks selle jagama 2. Seega lapse ülalpidamiskulu ühe vanema kohta on uuringu järgi 172 eurot. Kuna alampalgaga seotud elatise miinimummäär on alates käesolevast aastast 292 eurot, kohustab seadus elatist maksma 70% rohkem, kui lapsele keskmiselt kulub. Kui lapsi on mitu, vähenevad kulud mastaabisäästu tõttu veelgi, leiab uuring. Kehtiv seadus sellega ei arvesta. Meie tõime välja erinevaid tegureid, millele võiks otsa vaadata, kui siis miinimumelatist hakata määrama. Nendeks teguriteks on lapse vanus, see, kas tal on õdesid ning vendi ning see piirkond, kus laps elab. Et nendest teguritest võiks siis lähtuda, kui hakata koostama uut eelnõud. Justiitsministeerium on saanud seoses elatise määramisega palju kaebuseid ja püüab leida õiglast lahendust. Justiitsministeeriumis me nüüd siis vaatame otsa nendele andmetele ja peame hakkama arutama täpsemalt, et mida see siis poliitiliste valikute osas võiks või peaks kaasa tooma.